tere, mina olen Andrus Kask. Ma olen missioonipastor, töötan hetkel Leedus. Enne seminari astus ma lihtsalt ei teinudki midagi erilist elus, lihtsalt käisin tööl ja ei ootanud mingeid erilisi muutusi. Olin ehitusel, olin maal, lihttööd tegin. Seminari tulles ma ei mõelnud kunagi, et ma lähen üldse kõrgkooli või et ka mina võin midagi elus teha, midagi suuremat, kui lihtsalt enda jaoks või oma sellises ettekujutatud maailmas. Ja ma ei mõelnudki. Muidugi mul oli kuskil sellised mõtted, et võiks töötada näiteks rahvusvahelisel tasandil. Ja mulle väga meeldib suhelda. Ma olen mõelnud, et võiks olla sellises kohas, kus on palju suhtlust. Ja võib-olla ma oleks tahtnud sellisel midagi teha, mis on sotsiaaltööga või midagi hoolekandega seotud, sest ma tundsin, et midagi minul on sellist, et kuhu ma sobitun. Ja kui ma nüüd seminari tulin, et see oli nüüd see koht, kus ma hakkasin nägema, et saab elus, me omame elus selliseid võimalusi, aga me peame jõudma kas siis nende inimesteni või nendesse kohtadesse, kus me avastame nüüd, aga meil on need ainult ka reaalselt olemas, et mis see lihtsalt ei ole üks mõte sinu sees või igatsus või mingi ootus, aga sa alustad nüüd ka kuskilt. Kindlasti arusaamine vastutusest, et kui me võtame midagi ette, siis me teeme selle ikkagi ära ja kui me nüüd tuletangi meelde näiteks õppejõud mitte ei andnud võimalust tegeleda endaga veel edasi või arendada või püüda nüüd rohkem, et ka saavutada rohkem, aga ka ta pani need raamid, et kui sa nüüd selle ikkagi niimoodi ära teed, et siis me mitte ei jõua ainult selleni, et sa saad nüüd selle hinde ja sa saad selle diplomi, aga see harjumus nüüd 4 aasta jooksul, ta juurdus sinu sisse ja see on nüüd osa sinust. Et kui sa nüüd oled juht suuremas või väiksemas grupis ja võib-olla juht on ka, nagu Meego Remmel kunagi ütles, et juht on ka iseenda juht, et sa suudad jääda stabiilseks ja sa tead, mis vastutust sa kannad. Ma olen missioonipastor, ma olen käinud 17 korda uurelite taga, hantide juures, aga nüüd ma olen 7 aastat Leedus. Ja kui ma mõtlen sellele, mis aluse seminar andis ja kuidas see nüüd vilja kannab meie töös, teenimises ja üldse elus, et võib-olla see ongi nüüd see säde, mille andis nüüd see seltskond või ütleme siis kõik need, kellega me koos õppisime, et ei olnud niimoodi, et õpetajad olid õpetajad ja siis õpilased olid õpilased. Et pigem oli ikkagi üks pere, seminaripere või kristlik pere, ükskõik kuidas me nüüd võtame selle. Et see soojus või see valgus, et see ongi nüüd see, mis nüüd kandub lihtsalt edasi, sellepärast, et meid sütitati ja see põleb meis. Ja tihti peale, kui me tuleme Tallinnasse, siis me tuleme seminari alati nagu me tuleme koju. Ja see on jälle see koht, kus kõik sind teretavad ja sa saad kokku ja sa tunned jälle, ehkki ajaloos, et on ju nüüd 16 aastat võib-olla möödas sellest ajast, aga see midagi, et see tuli on jäänud meie sisse. Kindlasti õppejõududest Liili Lõoja, Anne Saluraid ja Külli Tõniste. Õppeainetest sissejuhatus piibliteoloogiasse. See oli üks parimaid aineid selles mõttes, et ta õpetas nägema või piibli enda valguses, sinu arusaamise valguses, Jumala armastuse ja Jumala pühaduse valguses. See aitaks ka isiksuse arengule hästi palju kaasa. Et kui me räägime filosoofidest, kui me räägime pedagoogikast, kui me räägime psühholoogiast, need on erinevad valdkonnad ja need aitavad meid, kui me nüüd paneme nad selle pusle paneme nüüd õigesse, iga tüki oma paika ja see kõik aitab meid. Aga piibel ju tegelikult on ühtede kaante vahel, on nii palju. Palju õnne seminarile, 25 aastat on pikk aeg ja see on aeg külvata, sellel on igavikulised väärtused ja see on ka see aeg, kus me võtame vastu, me õpime ja siis me õpetame. Ja siis me tuleme jälle mõnikord kokku ja me ikkagi õpime ja õpetame. Et see protsess käib alati. Ja see ongi minu soov, et see jätkuks. Et see lihtsalt jätkuks.